Otsige preili Agnes von Mönnikhusenit vaenlaste ja sõprade seast, maa alt ja maa pealt. Kui leiate, siis ehk Jumal annab teile andeks, et te kõik olete joodikud, vargad, liiderdajad, laiskvorstid, tainapead. Vene tsaar Ivan Julma väed lammutasid Pirita kloostri 1577. aastal ja aegamööda, kuid siiski kindlalt, hakkas see klooster kaduma rahva teadvusest, ajaloolisest mälust. Seda kloostrit kasutasid ümberkaudsed inimesed kohana, kust sai hankida ehitusmaterjale, siit murti paekive ning kloostri varemed hakkasid kaduma üha enam ja enam maa alla. Oluline osa Pirita kloostri taastulekul rahva ajaloolisse mälusse on 1892. aasta Eduard Bornhöhe ajaloolisel jutustusel nimega Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimsed päevad ja 1969. aasta Tallinnfilmi mängufilmil Viimne reliikvia. Viimne reliikvia on ilmselt Eesti kõigi aegade kõige tuntum mängufilm. See sai tuntuks üle kogu endise Nõukogude Liidu, näiteks 1971. aastal oli see suures Nõukogude Liidus vaadatavuselt lausa teine mängufilm, kogudes circa 44 miljonit vaatajat. Viimne reliikvia käsitleb Pirita kloostri mahapõletamist 1577. aastal. Nii üllatav kui see ka ei ole, siis tegelikult siin Pirita kloostri varemetes ei toimunud selle mängufilmi tarbeks mitte ühtegi võtet. Siiski tuleb mainida, et film Viimne reliikvia põhineb Eesti ajaloolise jutustuse isa Bornhöhe teosel üksnes väga lõdvalt. Ta on laenanud Bornhöelt üksnes mõned motiivid, mõned seigad, tegelased ja nii on tehtud täiesti uus teos. Muide, filmi stsenarist Arvo Valton on rääkinud, et ta tegi stsenaariumit mitu korda ringi. Algul oli see olnud suhteliselt sarnane Bornhöhe jutustusele, kuid lõpuks juba nii palju erinev, et neid kahte kunstiteost sisuliselt enam väga miski ei seogi. Ja nii on mängufilmi toimetaja Lennart Meri, hilisem Eesti president, humoorikalt öelnud, et Valtoni stsenaariumi ja Bornhöhe ajaloolist jutustust rohkem enam ei sidunudki lõpus, kui ühe peategelase Agnese kikkis kõrvaga kimmel. Bornhöhe jutustuse peategelasteks on vapper vürst Gabriel ja neiu nimega Agnes. Tuleb ka mainida, et Bornhöhe ei olnud need nimed Agnes ja Gabriel sugugi mitte juhuslikult välja valitud. Agnes oli vana roomaaegne pühak, kes oli siis Bornhöhel sisuliselt üle kantud vana Liivimaale ning Gabriel oli siis ilmne viide peaingel Gabrielile. Nimi Agnes on ladina keelest tuletatud, sõna Agnus tähendab seal talle, nii et viimses reliikvias ka selles filmis on siis oluline sümbolistlik motiiv, et Agnes on sisuliselt kui ohvri tall, kelle süütus tuleb ohverdada selleks, et klooster saaks enda kätte püha reliikvia. Nagu juba mainitud, siis Viimse reliikvia mängufilm keskendub aastale 1577, mil hävitati Pirita klooster. Ajalooline tõsiasi on see, et tegelikult hävitasid selle kloostri Ivan Julma Vene väed. Taoline asi poleks Tallinnfilmi stsenaariumina kindlasti Moskvas läbi läinud. Seega tuli filmi stsenaristil Arvo Valtonil kirjutada stsenaarium selliselt, et seda kloostrit ei hävitanud mitte Vene väed, vaid mässama hakanud Eesti talupojad. Seega tuli siin üles näidata kavalust, ehk siis kui tsiteerida filmi tuntud tegelast vend Johannest, tuli Valtonil tegutseda, teha üks kombinatsioon. Sai mainitud, et tegelikult pole Pirita kloostri kirikus siin varemetes mängufilmi jaoks filmitud mitte ühtegi kaadrit. Ometi oleme me kõik filmist näinud selle kloostri kiriku vaateid. Kuidas see siis saavutati? Saavutati see niimoodi, et Virtsust mõni kilomeeter eemale püstitati 8–9 meetri kõrgune makett, mis oli tehtud polüsteroolist ja vineerist. Seda kloostri kirikut üldse ei ehitatudki
vaid kadakate kohale, näitlejate peade kohale tehti vineerist tahvel. Kloostrikiriku maketi rajamisest Virtsu randa 1969. aastal filmivõtete käigus kirjutas toonane ajakirjandus niimoodi. Möödakäija, kes juhtub sattuma mereäärsesse üksildasse paika umbes 10 kilomeetrit eemal Virtsust, jääb üllatunult seisma, nähes kadakasel rannalagedal kõrgumas muistse väljanägemisega müüre. Nende ligiduses kappavad uljad ratsanikud, Liivi sõjaaegsed ürbid või sõjarüüd. Taiplik patseerija saab muidugi kohe aru, et pole tegemist ei Fata Morgana, viirastuse ega muu imepärasega, vaid et kindlasti on siin filmimeeste käsi mängus. Kohalikele elanikele on kõik see võib-olla juba harjumuspäraseks muutunud, sest Virtsu lähistele Pirita kloostrit hakati ehitama juba augusti algul. Septembri keskpaiku oli 8–9 meetri kõrgune polüsteroolist ja faktuursest vineerist ehitus juba valmis ning kaitsekraavgi kaevatud. Kloostrikiriku sisevaated, sealhulgas see kuulus stseen, kus Agnest taheti pühitseda nunnaks, ei ole filmitud loomulikult siin varemetes, vaid need tehti Niguliste kirikus. Muide, 69. aastal toimus Niguliste kirikus võtete ajal siis üldse remont ja neid võtteid olevat tehtud lausa öösel. Seal on veel üks selline detail, et kloostri abtissi mänginud Riia teatri näitleja Elsa Ratsina olevat siis võtetele jõudnud niimoodi, et kohusetundliku inimesena lõpetas ta Riia teatris hilisõhtul oma teatrietenduse ära, istus takso peale, sõitis Riiast Tallinnasse, tegi Niguliste kirikus oma võtted ära ja läks siis taksoga tagasi Riiga. Nii et selliselt see töö seal käis. Kus on filmitud see kuulus stseen, kus vend Johannes laseb Gabrieli kukutada ühte käiku ja kust Gabrieli siis hiljem Eve Kivi kehastatav nunn Ursula ta päästab. See on tehtud Kuressaare lossis üldse. Pirita kloostri elu selle erinevates aspektides kujutati filmis veel Tallinna vanalinnas Vene tänaval ja dominiiklaste kloostri käikudes. Muide, mis puutub üldse reliikviasse, siis arheoloogiliste väljakaevamiste käigus on reliikvia leitud. See oli üks käeluu ja kuna reliikvia paiknes siis teatud kastis, karbis, siis on see stseen, kus filmi lõpus reliikvia see kast puruks visatakse, ilmselt ainus õige ajalooline tõsiasi. Miks purustasid mässajad filmi lõpukaadrites reliikvia? Põhjus on selles, et eestlaste reliikvia oli vabadus, mitte kastis olnud 2 konti. Mässajate pealikut kehastanud Karl Kalkun pidas rahvale kõne, kus ta ütles siis niimoodi, tsiteerime. Kas tallame pihuks ja põrmuks kloostri, selle võõra vaimu ja võimu kantsi, kes meie vabaduse, meie maa, meie leiva on ära pilanud ja jalgade alla sõtkunud. See on kurjuse ja vägivalla pesa, kus inimesi kui vange kinni hoitakse. See koda, kus ülekohut sallitakse ja ülekohut tehakse, ei ole Jumala teenimise koda. Täna võib iga kloostri elanik valida, kas ta tahab siia jääda või vabaks saada. Meie reliikvia on vabadus. Viimse reliikvia filmis ei ole ajaloolist tõepärasust tegelikult taotletudki. Kuidas see kirik üldse siin kloostris omal ajal hävitati? Pirita klooster hakkas alla käima reformatsiooni tõttu juba 1525. aastal. See klooster oli katoliiklik, aga Liivimaal sai valitsevaks usuks luterlus. Hiljem, kui algas Liivi sõda, siis soovis nii Liivi ordumeister kui Tallinna linn, et see klooster lammutatakse maatasa, sellepärast et sellest võib kujuneda vaenlasele platsdarm. Kuid Rüütelkond polnud sellega nõus, nii et see kloosterkirik jäi püsima. 1575. aastal Vene väed, Ivan Julma Vene väed, siis rööstasid seda kirikut esimest korda. Ümberkaudsed hooned hävitati, kuid kloostri kirik ise jäi püsima. 1577. 1. veebruar põletasid Vene väed Pirita kloostri maha. Sellelt kloostri kirikult kisti maha katus ja
sellest ajast saadik ongi see siis varemetesse jäänud. Võime täie kindlusega öelda, et tänu Eduard Bornhöhe ajaloolisele jutustusele ja mängufilmile Viimne reliikvia jääb Pirita klooster ja eriti selle imposantne kloostrikirik, need varemed jäävad eestlaste kollektiivsesse ajaloomällu igaveseks.